Tere taas. Kersti Kivirüüt jällegi teie ees mõtisklemas mitmeperspektiivsest ajalooõpetusest ja tänase podcasti teemaks on siis mitmeperspektiivset ajalooõpetust toetav õppekirjandus. Ja sissejuhatavalt tahaksin natukene valgustada oma taustapildi valikut, et nagu ka varasemalt on siis seekordne taustapilt kuidagimoodi teemaga seotud. Seekord küll natuke kaugema kaarega. Nimelt ma tahtsin alguses panna endale taustaks president Lennart Meri portreefotot koos tuntud hüüdlausega "Tule taevas appi". Aga siis ta kuidagi visuaalselt ei hakanud mängima nii, nagu ma soovisin. Pigem seetõttu, et president Meri on väga karismaatiline ka fotodel ja ta kuidagi fotopommis mul kogu selle podcasti ära oma karismaga. Aga tegelikult ei olnud mul vaja taustaks mitte niivõrd presidenti ennast, kuivõrd temast hüüdlauset "Tule taevas appi". Et siis märksõnadega taevas sai siis leitud selline vahva pilt Fotisest, mis on siis Eesti Rahvusarhiivi foto- ja filmi andmebaas. Ja siis see foto on pärit sõjaeelsest Tallinnast. Seal ei on täpsustatud, kas 20. või 30. aastatel tehtud ja siis see sigarikujuline objekt siin taga ei ole mitte UFO, vaid Zeppelin. Nii et need märksõnad siis taevas ja Fotis on siis tänase teemaga seotud. Siis taevas hüüdlausest "Tule taevas appi". Ja siis nende vihte taustal ma toongi kohe siis märksõnana alateemat märgistamaks siis sõna õpikud. Et kui me siis eelmises podcastis sai rõhutatud, et mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodika valikus on oluline luua õpilastele võimalus arutleda läbi rollimängude, avada seda erinevaid vaatenurki, analüüsida allikaid, uurida ja õpetaja roll pigem võiks olla selline juhendaja, kuivõrd selline kellegi loodud tekstide ettekandja ja kontrollija. Et siis võib tekkida küsimus, aga mis siis roll on õpikutel, et kas üldse õpikuid sellisel kujul saame kasutada, sest me ju kõik ajalooõpetajatena ju väga palju toetume õpikutele, sealhulgas ka mina. Ja vastus on selles mõttes hea, et loomulikult on õpik teisese ajalooallikana väärtuslik. Et lihtsalt tulebki teadvustada, et see õpiku narratiiv, et sellise ühe või teise ajaloosündmuse selline refereeriv kirjeldus ei ole mitte ajalugu ise, vaid siis õpiku autori käsitlus sellest mineviku sündmusest. Et kui seda arvesse võtta, siis saab kas või pelgalt õpikute pinnalt väga põnevaid ja mitmeperspektiivsi ajalootunde üles ehitada. Ja võttes siis kasutusele erinevate autorite käsitlusi samadest sündmustest, kellel on koolis veel alles raamatukogudes varasemate aegade õpikuid, et siis võib ka kas või nõukogudeaegseid õpikuid niisama kurioosumina võtta võrdluseks sealseid tekste, nii et see õpik kindlasti ei kao mitte kuskile. Ja siis see "Tule taevas appi" hüüdlausega, et ma tooksin meeldetuletuseks paari aasta taguse artikli Õpetajate Lehest aastast 2018, kus siis Tallinna Toomkooli õpetaja Heiki Haljasorg ja üks Eestis tunnustatumaid õpikute autoreid Milvi Martina Piir ka siis natukene kajastavad siis ajalooõpikute teemat ja siis õpetaja Haljasorg siis toobki sellise huvitava tsitaadi, kus siis Eesti lähiajaloo käsitlevad sündmustest siis ühed õpikud kajastavad Edgar Savisaare tegemisi, siis täpselt ütleb, et on olemas see pilt, mõnes ei ole, mõnes on siis Johannes Paulus, mõnes Virginia Woolf, aga see jah, ta on väga delikaatne, ütleb nimesid nimetamata. Et mina ajaloolasena nii delikaatne ei ole, sest see on natukene ka koomiline situatsioon, mõnes mõttes piinlik, et siis nimelt see "Tule taevas appi" hüüatus oli seotud siis aasta 2001 pildiskandaaliga, kus siis üks ka tuntuid õpikute autoreid, ajalooõpikute autoreid Mart Laar, mul on ka see üks õpik käes, natuke tutvustan temaga lähemalt, siis Meegomäe lahingukoolist tulistas koos
mõttekaaslaste Edgar Savisaare pildi pihta ja arvata võib, et siis, et kui sellised meelelahutused teoksil on, et siis et see pilt, mis ei satu mitte ajalooõpikusse, jah, vaid Meegomme lahingu seinale, siis laske tiiruna. Et just see on selles mõttes hea värvikas illustratsioon, kuidas ka siis autorite subjektiivsus võib ka siis mõjutada seda, mida me siis õpikutest lugeda saame, eriti nagu ajaloo puhul. Ja ma tooksin sellise illustratiivse näitena ka just samad autorite Mart Laar ja ka siis Lauri Vahtre lähiajal õpikud gümnaasiumile, mis hiljuti oli koolides kasutusel 2007 ja just sellise subjektiivsuse illustratsioonina näitaksin selle õpiku viimast peatükki pealkirjaga, mis saab maailmast edasi, millised on arengupiirid, mis iseenesest ei ole selline klassikaline ajaloo referaat või nagu need õpikutes on, et võetakse kronoloogiline ülesehitus, sündmuste kirjeldusi, natuke hinnanguid, vaid see pigem on selline essee vormis mõtisklus tuleviku teemadel ja kuna autor võtab ka tänapäeval väga palju leheveergudel sõna maailma arengute teemal, siis on ka siin üsna ootuspärane, et hurjutatakse poliitilist korrektsust, humanismi jõulist arengut, demokraatia jõulist arengut, postmodernismi. Nii et see on selles mõttes ka kurioosne, et õpikusse on sattunud selline arvamusartikkel nii-öelda. Ja kindlasti on ka veider mõelda, et mõnes koolis võib olla ka sellise vanakooli moel õpiti see peatükk pähe ja tehti kontrolltöö. Aga selge see, et autorid, ajaloolased on subjektiivsed, mis on täiesti normaalne, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, mõnikord rohkem emotsionaalsemalt, mõnikord vähem. Ja see tegelikult teebki ajaloo narratiivi huvitavaks, et kellele ikka meeldiks lihtsalt lugeda kronoloogilist ajatelge. Et loomulikult on igati tervitatav, et autorid jätavad ka oma jälje, aga siis ajalooõpetajatena me peame aduma, et jah, et need on siis erinevad käsitlused. Ja mis veel õpikutest, et ma siin natukene lappan ka neid erinevaid kirjastusi, et siis on suuremad ajalooõpikute väljaandjad, loomulikult kirjastus Avita. Viimastel aastatel ka väga aktiivselt kirjastus Maurus tegutseb just ajalooõpikute sotsiaalainete õppematerjalide väljaandmise rindel ja siis ka Koolibril on mõningad teemad kaetud, et juba ka praegu kehtivate õpikute, töös olevate õpikute põhjal saab teha ka siis sellist erinevate autorite vaatenurki kajastava siis sellise kokkuvõtte. Nii et siis õpikud, igati väärikas materjal mitmeperspektiivse ajalooõpetuse läbiviimisel. Ja Avita õpikutest jah, et tahtsin veel seda öelda, et võrreldes selle 2007 väljanud versiooniga on nendes uuemates õpikutes, just nesamades ka, mis on see gümnaasiumiõpik, et nüüd siis autor Mart Laar ise Lauri Vahtre on kõrvalt siis nüüd uuemates versioonides kadunud autorina, on rohkem algseid allikaid ja vähem sellist autorinarratiivi, mis on minu arust hästi positiivne trend. Ja loomulikult ka need artikli valikud on kindlasti näitavad teatavat autori häälestatust erinevate teemade osas, aga siiski on tore, et järjest rohkem tuuakse õpikutesse ka allikaid, millega on võimalik siis õpilastel ka töötada kui noortel ajaloolastel. Just. Ja minnes nüüd edasi järgmiste materjalide juurde, siis kindlasti ma tahaks tutvustada teile Euroopa Nõukogu väga mahukat käsiraamatut Piirideta Euroopa, eraldusjoondeta Euroopa ühised ajalood, mis tõlgiti eesti keelde mõned aastad tagasi.
et selle materjali ka töö eeldab natukene sellist kannatlikkust ja suuremat ajavaru. Soovitan kindlasti seda PDF-ina alla laadida e-koolikotist või siis ka Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehelt. Et siis on temaga lihtsalt mugavam käsitleda. Käsiraamatus on 4 suurt teemat. Siis Euroopa ajaloo mõttes olulist teemat on siis tööstusrevolutsioon, haridusareng, inimõigused, Euroopa suhe muu maailmaga. Ja pööran tähelepanu sellele, et selles käsiraamatus on siin menüü üle servas interaktiivne, et siis on võimalik siis siin nendele klõpsates minna just huvi pakkuvate peatükkide juurde. Tegelikult ka siin on interaktiivne, näiteks tööstusrevolutsioon ja siis need suured peatükid algavad siis artiklite või seminari ettekannetega, teadusartiklitega. Ja loomulikult seal on ka see ühe autori vaade, nagu me siin praegu järjekindlalt rõhutame, aga muuhulgas on ka siis nende alateemade juures allikaid, on õpetamise, õppimise, hindamise võimalusi, väga inspireerivaid ülesandepüstitusi. Et kui siin võtta aega ja lapata ja natuke uurida, siis leiab päris palju ideid, kuidas tundi sisustada. Et jah, muidugi see miinus on see, et need teemad sellisel kujul päris ei haaku üheselt Eesti riikliku õppekavaga. Tööstusrevolutsioon mingil määral on ja mingil määral on ka siis kolonialismi teema, maade avastused ja sealt edasi teiste mandrite episoodid on mingil määral kajastatud, aga siit kindlasti leiab, et sellised käsiraamatud õpetajale peamiselt ongi siis enda silmaringi laiendamiseks, aga ka siis inspiratsiooni saamiseks. Nii et kindlasti on see väga hea materjal, mida ma soovitan vaadata. Aga ma mainisin enne siin Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehte, et kindlasti kõik need materjalid on saadaval ka e-koolikotist, mida ma siin seekord kajastan. Aga jah, et Ajalooõpetajate Selts on teinud väga tublit tööd ja pannud ka oma kodulehele neid asju. Ja siin on nad lihtsalt mugavalt ja kompaktselt koos, et võib täitsa mõnusalt need siin kõiki lapata. Ja järgmine märksõna, mida ma tooksin mängu, on allikad, ajalooallika kogumikud. Ütleme, kui õpikud on sellise teises allikatena täitsa väärtuslik kraam, siis iseenesest on ju ajaloolase, päris ajaloo, professionaalse ajaloolase põhiliseks materjaliks ju ka algsed allikad. Ja läbi aastate on siis nii ülikoolide õppejõud kui ka tegevõpetajad siis koondanud sellised väga väärtuslikke allikakogumikke. Ja kuna ajalooallikate võlu on see, et nende väärtus ajas ei kahane, siis ma täitsa julgelt soovitaksin ka suisa 2002 välja antud materjale uurida näiteks samas tagasivaade minevikku, erinevad vaatenurgad. Et kui me vaatame seda praeguse õppekava kontekstis, siis lihtsalt neid teemasid, mida siin kajastatakse, on tunduvalt rohkem. Aga ma näitan nüüd näidislehekülgi ka, aga kuna tegu on sellise mahuka allikakogumikuga, kus on sellised väga asjalikud ülesanded juures, siis see on igati asjakohane materjal, kust võtta ainest ja pigem on siin rohkem kui vähem praegu see riikliku õppekava mõttes tundide sisustamiseks. Et konkreetselt siis on lähiajalugu, mis siis sobib ka siis praegust õppetöö loogikat jälgida ka sinna 9. klassi pigem või siis gümnaasiumis siis vastava sisulise kursuse juurde. Aga igati asjakohane materjal ja siin on ka siis teisi allikakogumikke, mida tasub kindlasti kasutada just siin holokaust ka suhteliselt eakas materjal, aga allikakogumikuna väga väärtuslik. Ja kuigi siin holokaust on küll suunatud sellise inimõiguste teemalise käsitlusele, siis on see igal juhul väga väärtuslik materjal mitmeperspektiivse ajalooõpetuse raames just seepärast, et kui me
räägime siis tundlikest teemadest, siis üheks ankruks, millest sai ka eelmises podcastist räägitud, on kindlasti väärtused. Nii et tuleb arvestada ka, et jah, et meil on erinevad vaatenurgad on laual, aga seal juures me ei saa minna sellise teatud väärtuspõhiste teemadega väga ultrarelatiivseks, et kindlasti me ei saa ajalootunnis tuua seda vaatenurka, et ja, tegelikult on inimsuse vastased teod majandusele kasulikud või midagi muud sellist. Nii et ka siis, kui materjal on peamiselt just inimõiguste vaatevinklist, inimõiguste kaitse vaatevinklist, siis see on igati kooskõlas mitmeperspektiivse ajaloo õpetusega. Nii, jah, et ühesõnaga selline tore koduleht, et siin kindlasti tasub end kurssi viia. Üks huvitav materjal, mida ma sooviksin veel Ajalooõpetajate Seltsi kodulehelt soovitada, näidata, reklaamida, on psühhodraama meetodite kogumik. See on mõned aastad tagasi välja töötatud ühe projekti raames, kus siis üle Eesti tulid õpetajad kokku ja tegid ülesandeid, mis arvestasid siis ka neid erinevaid vaatenurki, mis andsid õpilasele platvormi aktiivselt tegutsemiseks, nii et täiesti asjakohane ka selle tänase teema suhtes materjal. Kindlasti tuleb vaadata seda läbi õpetaja kriitilise filtri, et näiteks siin on mõned ülesanded, mida ma sellisel kujul ei tee, eks nagu siin kiiresti näiteks, kuna materjali antud just see aeg, kui pagulasteema oli hästi valulik ühiskonnas ja siin oli harjutus lindil positsioneerimine, kus siis läbi erinevate küsimuste on võimalik siis teada saada, milline on siis pagulasteema suhtes häälestatus klassis. Ja mulle tundus ta natuke liiga järsk ülesanne näiteks, et nagu ka seal Inimõiguste Instituudi kodulehel olevas vastuoluliste teemade käsiraamatus on öeldud, et kui on ikkagi tugevat polariseeruvat emotsiooni põhjustav küsimus klassis, et siis võtta siis kas mõni asendusteema või kuidagi ikkagi pehmelt läheneda, sest kui tõesti läheb väga emotsioonidesse, siis ei ole meil mõtet enam seal tunniga jätkata, vaid ja minna kuskile, ma ei tea, koolis maha rahunemisruumi, mõni selline ruum olemas on, et siis ei ole õppetööst enam see asja. Et väga otse ma ei läheks ja seda enam, et ka mõnede mõistete sisu võib-olla vajab rohkem avanemist, et näiteks meil on pagulane, kes on asüülitaotleja ja nii edasi, et lihtsalt selline näide, et läbi sellise filtri vaadata neid. Aga ma ise valisin välja siin illustreerimiseks ühe oma lemmikutest harjutustest siin kogumikus, et siis Viljandi kolleeg Liivi Vislapuu on siis teinud rahvusliku ärkamise kohta siin sellise väga, väga laheda ülesande, siin on väga leidlik ülesanne, et tegemist on iseenesest empaatia harjutusega või siis ka siis vaadatakse rahvusliku ärkamise aja selliseid erinevaid ka vaatenurki, püütakse minna sinna mineviku inimese kingadesse. Aga mis on minu arust huvitav on see, et Liivi Vislapuu võtab aluseks siis 2 erinevat õpikut ja see, mis siin enne sai räägitud ka, et erinevad õpikute autorid näevad siis ajaloosündmusi läbi sellise teistsuguse filtri, et siis on minu arust ongi selle ülesande selline väärtus just see, et tööd tehakse siis 2 erineva siis seltskonna narratiivi põhjal. Ja muidu ka selline lahe harjutus. Et uurige seda materjali ja selles mõttes on ka see tore materjal, et siin on ülesandeid ka antiikaja kohta näiteks, et need õpetajad, kes seal siis kokku tulid, et mis parasjagu kellelgi laual oli või mis kedagi kõnetas või kes soovis luua puuduolevat materjali kuskile tundi, et siis seda sai ka tehtud. Nii et väga oluline materjal. Rääkides esmastest ajalooallikatest ei saa üle ka ümber Eesti Mälu Instituudi eestvedamisel sündinud projektist Kogume lugu. Et siis on lahti selle projekti koduleht ja tegemist on elava projektiga, et see täieneb ja kes veel jälle see kokku puutunud, siis ütlen, et siin on kajastatud läbi inimeste mälestuste, läbi mahuka videoteegi erinevate allikate
väga erinevad teemad, alates seal esimesest maailmasõjast kuni nüüdisajani välja. Ja lisaks siis mälestustele on õpetajale abiks toodud ka siis õppematerjale. Et kindlasti on ka see andmebaas, mida soovitan uurida, kes seda veel teinud ei ole. Ja rääkides fotodest ja filmidest, ongi paras aeg mainida fotist, millele sai alguses ka viidatud, et tegemist on siis Eesti Rahvusarhiivi fotoinfosüsteemiga. Ja muidugi nagu iga arhiivi andmebaas, mis on kindlasti tulvil huvitavaid materjale, on see mõnes mõttes õpetaja jaoks tohutu suur ajaröövija. Et suur aeg kulub siis just sobiva materjali leidmiseks, mis siis oleks kooskõlas riikliku õppekava teemade ja ootustega. Et siis seetõttu ka siis Tallinna Ülikooli eestvedamisel tehti ka mõned aastad tagasi väga asjalik metoodiline juhend fotis andmebaasi kasutamiseks koos siis sellise üldise sissejuhatusega. Nagu näete, et ka siin on rõhutatud, et ajalooallikas peab siis aitama erinevaid vaatenurki esile tuua erinevatest ajaloosündmustest. Ja siis on siis ka erinevad ülesanded nii fotode kui ka filmide põhjal siin loodud, et alates siis sõjaeelsest Eesti Vabariigist kuni siis taasiseseisvumiseni välja, vahepeal ka nõukogude aega. Et ka siis see on materjal, mida ma reklaamin, kes veel ei tea ja väga soovitan kasutada. Ja siin on ka hetked, kus ma natukene pajatan isiklikest inimkatsetest, võib-olla inspiratsiooni saamiseks, kuidas fotot näiteks kasutada või üldse pildilist materjali. Et selles mõttes ma ajalooõpetajana ise olen väga nautinud just erinevate piltide kasutamist seal lihtsal põhjusel, et seal on saab kiiresti info kätte, et ka need õpilased, eriti nooremas teises kooliastmes 5. klassis, kellel on tekstidega veel jätkuvalt raskusi, et pildiga on selle võrra lihtsam, aga pildid on ka palju paremaks abiks võrreldes tekstiga minu arust ka sellise ajaloolise empaatia kujundamisel ja mõned asjad, mis ma olen teinud. Et üks mu lemmikharjutus oli see, et võtsin siis mõne, mitte ainult fotoga, vaid ka mõne sellise vanema või maali mingist perioodist, kus on rohkem inimese peal ja siis palusin õpilasel siis seal välja prinditud fotot siis enda näopilt panna siis mõne välja valitud tegelase peale ja siis järgnes fantaasiamäng, et mida siis see tegelane näeb, mis lõhna ta tunneb, mis ta tunneb ja siis selle pinnalt sai siis seal väga palju arutelusid tekitada konkreetse ajastu ümber. Ja teine, üks mu lemmik harjutusi fotodega, seda ma küll ei teinud koolis, et siis meil on koolis töötada, aga küll noortekotkaste laagris, et oli siis 20 poissi vanusest 7 kuni 15, 16, 17. Osad olid juba, teemaks oli Eesti vabadussõda siis alates Eesti iseseisvuse väljakuulutamisest kuni siis Tartu rahuni. Ja ma olin siis välja võtnud 10 erinevat pilti ja selle asemel, et ise rääkida poistele, et kuidas siis see vabadussõda ikka oli, ma siis andsin neile fotosid ja tegelikult oli fotode kõrval ka poolkirjalikku sellist teksti, andsin siis need kätte ja palusin neil endal siis seda narratiivi luua. Ja see oli ka hästi huvitav, et mida sealt fotodel nähti, millised küsimused seal tekkisid, kirjeldati inimeste riideid, seal oli seal Pärnu Endla rõdult välja iseseisvusdeklaratsioonil kõvasti lugemise foto oli seal. Siis seal arutleti, et kas võis olla külm, kuidas inimesed tundsid ennast, et see tegelikult kulges väga põnevalt. Nii et kindlasti julgustan ka just eeskätt just fotode põhjal siis meie õpilastes äratama noori ajaloolasi, et uurima neid kui allikaid ja siis nende põhjal siis sellist detektiivitööd tegema. Ja praegu ka hea koht rõhutada, et just mitte ainult fotodega töötades, vaid üldse, et kindlasti on õpetajal õpilasi juhendades selline väga oluline küsimus, et mida sa fotolt teada said. Aga kui ma saaks kirja panna praegu selle enda suulise teksti, siis ma paneks selle praegu paksus trükis punasena 3 hüüumärgiga. Et väga oluline küsimus on ka see, et mida sa
ei saanud teada või mis sa tahaksid veel teada saada või kuidagi ka avada neid vastuolusid võib-olla fotol või mingi infoauke ja väga lihtsa sellise näitena või illustratsiooniga, et miks see nagu eriti oluline on see, et näiteks mitte selleks, et õpilased näiteks Stalini-aegseid sotsialistliku idealismi maale ei tõlgendaks väga otseselt. Et näed, Stalin tuli tööliste juurde, oli suur sõber, töölised kõik armastasid Stalinit. Et seal ikkagi peab ka läbi nende kriitiliste küsimuste seda konteksti avama. Aga ikkagi selline allika analüüs on sellise mitmeperspektiivse ajalooõpetuse alus. Et nii palju siis Fotisest ja Fotise põhjal siis koostatud metoodilisest juhendist ja nagu siis juba selles podcastis tavaks lisan ka siia, et väga soovitan. Ja lisaksin lõpetuseks võib-olla veel ühe soovituse, mis on ka selline seotud originaalsete allikate kasutamisega, mis ja jälle see märkus, et tegemist on nagu need 98 välja antud raamatuga Maailm provintsionu peeglis, autoriks või siis koostajaks õigemini on Eero Mediainen Tartu Ülikoolist, et ka minu enda õppejõud, et minu eriala oli lähiajalugu Tartu Ülikoolis ja Eero Mediainen armastas ka juba toona, kui mina veel õppisin ülikoolis, rõhutada karikatuuride väärtust sellise ajaloolise konteksti mõistmiseks, et ja siis ka see kogumik karikatuuridest peegeldamaks siis toonaseid maailmasündmusi on üks selline väga kasulik materjal just ka ajalootunnis. Selliste karikatuur kui allikas. Jah, et tõsi, tegemist on tõesti juba mõni aeg tagasi eelmisel aastatuhandel välja antud trükisega. Ma ei ole teadlik, et kas on kordustrükk, minu teada ei ole, aga võimalik, et eksin. Et aga raamatukogu tõesti võib-olla antikvariaatidest või veebipoodidest on võimalik seda leida, et taaskord soovitan. Ja ma sellega võtakski praegu mõtted kokku, et kindlasti jäi veel mitu setu head materjali siin tutvustamata, aga jah, et peamised sellised mõttepunktid, veel kord rõhutan üle, et õpik on väärtuslik materjal, tuleb arvestada, et autor on subjektiivne ja seda ka siis õppetöös teadvustada. On aegade jooksul välja antud väga palju algallikate kogumikke, antakse ka jätkuvalt. Need ajalootunni kasutamiseks ei aegu mitte kunagi, et võib-olla see on mõni fookus, võib-olla riiklik õppekava võtab mingi teema vähemaks või muudab teemasid, aga ajalooallikas sellise nii uuriva allikana kui ka siis õppematerjali mõttes allikana on jätkuvalt väärtuslik. Ja tasub siis hoida silma peal nii e-koolikotil kui ka siis Eesti Ajaloo Ühiskonnapidajate Seltsi kodulehel, palju kui selts jõuab neid uusi materjale ka sinna üles panna, aga ka see, mis seal juba praegu üleval on, väärib kindlasti läbivaatamist ja seal kindlasti leiab väga palju inspiratsiooni. Nii, mina omalt poolt tänan kuulamast, et loodetavasti saite siin mõningaid mõtteid inspiratsiooniks ajalootunni sisustamiseks ja kindlasti uute rõõmsate kohtumisteni.